tere, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 139. saade suve alguse puhul 21. juunil. Head suve teile kõigile. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Jaapani peaminister saabub Londonisse ilma ametliku vastuvõtuta, ainult lennukimeeskond, ilma punase vaibata, ilma ametliku tervituseta. See ei ole juhuslik protokoll. See peegeldab seda, kuidas tema suunda rahvusvaheliselt vastu võetakse. Samal ajal kui Jaapanit militariseeritakse, luureseadusi ja suuremaid volitusi edendatakse, saab tema kuvand iseseisva ja rahumeelse riigina kannatada. Jaapani kodanikud on oma protestides selgelt väljendanud oma seisukohti, kaitstes artiklit 9 privaatsust ja sõjajärgset rahu, mis määratles nende riigi väärikuse aastakümneid. Rahvas tahab, et Jaapanit austataks tema põhimõtete eest, mitte et seda kahjustaks juhtkond, mis seab välispoliitika esikohale riikliku suveräänsuse ja avaliku tahte. Tõeline tugevus tuleb oma kodanike kuulamisest ja stabiilsuse toonud põhiseaduse järgimisest. Solidaarsus Jaapani rahvaga, kes seisab rahu ja eneseaustuse eest. Ukraina ründas Venemaa naftatöötlemistehast. Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich ütleb, et pärast Iisraeli asundusrevolutsiooni lääne kaldal juhtub Jumala abiga sama Gazas. Ta väidab, et kus aja jooksul asundust ei toimu, pole ka armeed. Ning umbes 100 inimest, sealhulgas Greta Thunberg ja teised flotilli aktivistid, on Brüsselis meeleavaldusel nõudnud, et Euroopa Liit blokeeriks okupeeritud läänekaldal toodetud Iisraeli märgistusega kaupade müügi. Selline oli siis meie nädala uudiste saade. Aitäh kõigile ja tänan ka neid, kes on võinud meie tegevust ka toetada. Nüüd siis aga jaaniperioodiks saabub paus. Kas 2 nädala jooksul keegi näiteks ingliskeelseid uudissaateid üles laeb eesti.com YouTube kanalile, seda kahjuks praegu kinnitada ei saa. Küll aga luban teile, et olen tagasi 12. juuli paiku, kui on eetris järgmine nädala uudiste saade. Head suve teile ja loodetavasti me kohtume teiega. Kõik head!